Aga nüüd lähme edasi siis meie paneeldiskussiooniga ja mul on hea meel kutsuda siis siia toolide peale teie ette. Kõigepealt siis Riigikogu liikmed Siret Kotka ja Riina Sikkut, palun, maan sisse. Ja samamoodi Arto Aas, Keskliidust, Peeter Pesulametiivide Keskliidust ja siis Rolik Nenga. Otsud küll, Keskliidust. Mul on hea meel, et Arto istus õigesse tooli, ta on täna sünnipäev, selle tõesti ma panin spetsiaalselt selle punase tooli. Palun Ville. Kohe praegu. Aitäh. Ma jään nendega nüüd istuma siia või? Võta kaasiga. Minu mõttes see. Aitäh. Nii, suur tänu. Kõigepealt siis mina olen praegu siin selle diskussiooni juhtkaardada, saab küll õigusteaduskonnas, olen selle päeva moderaator, kes veel kellegi kohtud ei ole veel otseselt. Ja tuleme siis selle paneeldiskussiooni juurde, et kogu selle päeva jooksul ma olen formuleerinud siia mõned küsimused, need on need, mis minule tekkinud. Ma möönan seda, et võivad olla natuke võib-olla sellised provokatiivsed ja vastikud küsimused, aga las nad olla. Siis vaatame, kuidas sealt olukorrast võimalik välja tulla. Ja ma alustaksin võib-olla sellise üldisema küsimusega. Ja see üldisem küsimus on see, et me oleme täna siin rääkinud sektorite sotsiaaldialoogi kohustusest. Me nägime ka meie viimases ettekandes, kuidas on Norras asjad tunda ja kuidas on ka Eestis olnud. Ja minu küsimus, esimene küsimus on tegelikult see sama, mida siin ka siis tegelikult päris selles viimases sajandil öeldi, et me ei pääse seal ühe seaduse avamisest järgmise perioodil, alates 2023 sealt edasi, aga ma küsiks niimoodi, et kui me seda sotsiaaldialoogi vaatame, et kas meil Eestis üldse seda sotsiaaldialoogi ongi vaja? Et selles mõttes, et võtaks kätte ja reguleeriks kõik seadustega ära, kuigi praegu on tendents, et võiks olla seadus üldisem, aga mulle tundub see, et Eesti töötada seadus peaks olla võimalikult täpne. Mida täpsem on see parem, sellepärast, et sotsiaaldialoog on tore, põhimõtteliselt sellega tegeletakse, keegi sellega tegeleb, aga ega tavatöötlasest aru ei saa, midagi kuskil nagu räägitakse. Et võib-olla see sotsiaaldialoogi arendamine äkki me teeme tühja tööd, et võib-olla võiks mõtle hoopis selle peale, et me võtame sellise ühe seaduse vastu, 2 seaduse vastu, reguleerime seda ära ja ongi kõik. Ja ma suunan selle küsimuse hea meelega nüüd poliitikamaale. Ma küll möönan, et meil on poliitikamaale pealt on Taavitana kohal, aga selles mõttes on tegelikult raske kaua aega. Igasugult, palun. Ja aitäh, tere kõigile. Ei ole keskmist patsienti, keskmist õpilast, õpetajat ja samamoodi keskmist tööandjat ja töötajat. Et kui meil need keskmised on regulatsiooni palju lihtsam paika panna. Aga kui me räägime patsiendi kesksest tervishoiust või õpilase kesksest haridusest või sellest, et töötaja oleks töökeskkonnas väärtustatud, siis tegelikult me tahame paindlikkust, tahame erinevaid lahendusi ja ma arvan, et ükskõik kui palju me Siretiga ka ei pinguta, me ei suuda seda seadust kirjutada selliseks, et see kõigile sobiks või vähemalt suurele osale sobiks. Nii et mina arvan, et paindlikkust on vaja ja see tähendab ühtlasi ka on sektori kokkuleppeid ja seda vabadust ka ettevõtte tasandil asju otsustada töökorralduslikult. Aga teiseks ja ma ei taha siin kuidagi nüüd sotsiaalpartnerite motivatsiooni ära võtta, aga Norras me räägime sellest pikast ajaloost ja taustast, aga ega see lugu pole selline, et ainult sotsiaalpartnerite vahel on läbipaistvus ja usaldus, see on ühiskonnas laiemalt. Ja ka Eestis ühiskondlik usaldus tervikuna on madal, läbipaistvust on vähe, meil ongi väga vähe harjumust kaasata, koostööd teha, kokku leppida. Ja sellises olukorras on väga keeruline eeldada, et sotsiaalpartnerite vahel see kõik toimib, kui ülejäänud ühiskonnas seda nii palju puudu on. Nii et ühelt poolt kahtlemata sotsiaalpartnerid peavad pingutama ja eeskujuks olema ja ülejäänud ühiskonda aga kaasa vedama. Aga ei saa eeldada, et seal toimub asi hüppeliselt, kui igal pool mujal on puudujäägid suured, et see on ühiskonna üldise arengu küsimus minu meelest. Jah, Siret, palun. Ja, et ma hakkan isegi natukene kaugemalt pihta, et me võime ju kõike panna seadusesse kirja,
aga me saame ju aru, et inimesed on sotsiaalsed olendid, kui võib nii nimetada, ja kõige aluseks on ikkagi rääkimine. Ja ma arvan, et see rääkimine on väga oluline aspekt, et ma möönan seda, et nii nagu Peep juba ütles, et tuleks see töölepingu seadus avada. Jah, me võime seda avada, me võime seal Riigikogus ka teha, aga kui ma nüüd räägin natukene seda nagu riiklikust nagu rollist või poliitikute rollist, siis et te saaksite aru, siis tegelikult poliitikud täna, kui me räägime ka, väga paljud on tulnud just ka kollektiivlepingu seadus näiteks, mis me menetlesime eelmisel aastal, siis need on tulnud sotsiaalkomisjoni ja need on tulnud sotsiaalkomisjoni sellise põhimõttega, et ametiühingud ja tööandjad on tegelikult need tingimus eelnevalt kokku leppinud. Nad on teinud suuri pikki läbirääkimisi, nad on arutanud ja leidnud, mis on see osa, mida tuleks kindlasti panna seadusesse. Ja ma arvan, et see on väga hea praktika ja poliitikud tegelikult ka Riigikogus usaldavad seda. On väga selgelt nagu usalduse garantii olemas, et kui need kaks sotsiaalpartnerit tegelikult on riikliku laua taga need asjad kokku leppinud, siis kui see jõuab juba Riigikogu tasandile, siis Riigikogu liikmed ei hakka siin oma väga poliitilisi mehhanisme juurde kirjutama, ja tekitama sellega segadust, vaid tegelikult aksepteeritakse neid suuri läbirääkimiste tulemusi. Ja ma arvan, et see on üks kõige olulisem aspekt, et minu enda filosoofia on nagu see, et seadus peab olema, aga minimaalselt peaks seda seadust olema, et ikka rohkem seda läbirääkimisi oleks seal olemas ja sest töökeskkonnad muutuvad, meil tingimused kogu aeg muutuvad, eks ju, et paari aastast me keegi teadnud, et kaugtöö on olemas. Täna me arutame kaugtöö tingimusi, eks. Et see on selles mõttes nagu väga oluline, et me ei saa kõike seadustada, aga on väga oluline, et riik motiveeriks oma poolt, et oleks sotsiaalpartnerid, kes istuvad mul siin vasakul käel, et nemad lepivad omavahel need tingimused kokku ja kui nemad lepivad omavahel tingimused kokku, siis tegelikult poliitikud aksepteerivad neid tingimusi. See on väga oluline. Aitäh. Arto Ask, üks küsimust tööandjate poole pealt. Me räägime täna sektorite sotsiaaldialoogi hoogustamisest Eestis. Kas te oskate mulle näidata, kus sektori tasandil on sellest sotsiaaldialoogist midagi reaalselt kasu? 2 näidet näiteks, reaalselt. Muidu me räägime sellest nagu globaalsest teemast ja kõige väga tore, aga põhimõtteliselt tööandjatel on midagi kasu sellest sektoriaalsest dialoogist või mitte? No, minu ajalooline mälu tööandjates on lühike, et võib-olla neid kasutegureid suudab Peep või siin mõned vanad olijad rohkem esile tuua. Et mida me praegu oleme ju üritanud, eks oli kaubandussektoris üks eraldi kokkulepe ja kusagil siin oli piiri peal kõigub meil ka horekasektori kokkulepe, et oleme justkui üritanud siin viimase paari aasta jooksul neid sektoripõhiseid kokkuleppeid teha. Aus vastus on see, et ega see nagu lihtne ei ole. Ja siin nagu müts maha ametiühingute ja PBS, kes on seda mõtteviisi promonud ja meile seda Põhjamaade mudelit iseloomustanud või tutvustanud. Aga seal erinevaid põhjuseid, et ega tööandjad loomulikult samamoodi tahavad sellest töölepingu seadusest ja õigusruumist rohkem paindlikkust tänasel päeval, aga see tingimata tööandjate peas ei tähenda seda, et need kokkulepped tuleks siis sõlmida sektoriaalselt või ametiühingutega, eks ju. Et see paindlikkus nendes, mis üldjuhul tähendab pigem seda, et tööandja lepib konkreetsete töötajatega kokku või oma ettevõtte põhiselt leiab siis selle lahenduseks. Et seda mõtteviisi või kogemust väga ei ole, et lepik sektori vahel kokku. Ja teine pool on muidugi see esinduslikkuseks, et nii ametiühingute poole pealt kui ka ettevõtjate või tööandjate poole pealt. Ja on mõned, või mulle meenub pigem üks halb näide, mida on siin kasutatud, eks, kus see oli vist transporditöötajad, kus lepiti justkui kokku, tööandjad olid ka nõus tõstma seda palganõuet, et puhastada turgu, aga kuna riik ja maksuamet või kes iganes siis ei suutnud jõustada või kontrollida seda, siis oli justkui tulemus või tunne see, et liitu kuuluvad ettevõtted kaotasid konkurentsivõimes, tegelikult see kokkulepe reaalses looduses ei pidanud
ja noh, ei olnud nagu justkui väga hea tunne, et noh, et kas peab üldse edasi minema, eks ju, et me siin lepime küll mingi palgataseme kokku, eks ju, aga noh, reaalselt turul toimetavad väga paljud hoopis teistsuguste kokkulepete alusel. Et ei ole lihtne, jah, aga meid see Põhjamaade mudel selles mõttes on ju usaldusväärne või noh, tõsiselt võetav, eks, üle 100 aasta ajalugu niimoodi neid teha, et mina ei usu, et Eestis väga oleks täna enam mingit sükest ameerikaliku kapitalismi või ma ei tea, mis iganes nime me paneme, röövkapitalismi või kauboikapitalismi austajaid. Ja noh, mulle tundub seda sama ka ökonomisti lugudes, et ka Ameerika tööturg muutub, ei ole enam, eks ju, nii palju migratsiooni, seal tehakse ametiühinguid juba moodsates ettevõtetes, et ja noh, Eestis ka ju kindlalt on töötajate olukord aja jooksul muutunud oluliselt paremaks, nii töötingimuste palga mõttes, eks ju, et pole nagu trendi mõttes või viimase 20 aasta arengute mõttes midagi häbeneda. Väga hea, te ütlesid väga selgelt täna on raske, aga ma saan aru, et mitte lootus. Jah, ma arvan, et see põhimõte oleks see, et meil oleks vaja edulugusid, et sellepärast me peaks, ma arvan, üritama ikkagi ka vaadata, mis me selle kaubandussektori asjaga saame paremaks teha või ikkagi üritada seda Horeca sektori kokkulepet veel päästa. Et kui meil on mingid edulood, miks see sektoriaalne kokkulepe on parem kui kokkuleppe puudumine või mis on see lisandväärtus osapooltele võrreldes sellega, et on üldine, eks ju, seadus midagi ette kirjutanud, et kui neid edulugusid oleks, siis oleks kindlasti edaspidi lihtsam. Selge, Peep, palun. Ma tahtsin siia juurde öelda seda, et mõned asjad on nagu soodustavad seda sektori pinnal toimetamist. Võib-olla mitte igas sektoris, aga meil on need suured megatrendid, mis tulevad meile sisse ilma selleta, et me midagi, nad tulevad lihtsalt. Ja üks neist on raudselt rohepööre, kus ma väidan, et seda ei ole võimalik rakendada ilma selleta, et partnerid, 3 partnerit või vähemalt 2 või vahel 4 istuvad kokku ja tegelikult sõlmivad mingisuguse turvalise leppe raamistikku, millest toimetada. Et on olnud siin meil tööandjad hädas sellega, nad teevad rohepööret, nad teevad üleminekut ühelt kõrge lisandväärtusega töölt, eks ju, teisele. Ja siis äkki hüppab nurga tagant välja üks roheline, ütleb, et aga see ei ole kosher, mis sa teed. Et kõik su pingutused rohepöördeks on nagu alatu laim ja paha tegu. Ehk siis nagu see turvatunne tööandjatele ja töötajatele, et su töökoht on võimalik, eks ju, transformeerida ja see uus äri tegelikult on nagu aktsepteeritud sissetulekuallikas, eks ju, et see on näiteks üks näide sellest, kuidas tegelikult oleks võib-olla vaja laiendada seda 3-poolsust vahepeal ka 4-poolseks, et keegi ütleks, eks ju, ka sealt nagu looduskaitsjate poole pealt, jah, see on okei ja see meil on kokku lepitud, me lähme sellega niimoodi edasi. Metsandus praegusel hetkel ma näen seda, et regulatsioonid tulevad, täpselt ei saa aru, millistel alustel keegi kuskil otsustab, üks päev niipidi, teine päev teistpidi, kindlust ei ole. Ja täpselt sama lugu, jällegi oleks vaja nagu esiteks juba aru saada, millised teadlased siis valetavad. Kui sa toetud teadlastele, siis on teised teadlased, kes ütlevad, et need esimesed valetasid ja vastupidi. Et see on üks näide, kuidas ja sealt edasi kasvavad ilmselt ka need muud momendid, tekib usaldus ja see on see koostootmine. See on see koostootmine, ma väidan, et koostootmisest algab see ka võib-olla see tingimuste. Ehk siis minu suur soov on see, et tuua ametiühingu nii palju ära punaselt joonelt kui võimalik, et ka neid punaseid jooni pärast sõbralikus õhkkonnas ellu viia. Mul on küsimus meie väliskolleegile, Rolf Meeganile, et kui te olete nüüd tuttunud Eesti süsteemi, rääkida sellest, et Norra süsteemi teate te oma viitesõrd, siis ma küsiks niimoodi, kui me vaatame Eestis tulevikku, mis on Eestis need 2 esimest sammu, mida Eesti peaks tegema, et ta kuidagi saaks Norra süsteemile lähemale. I can also say it in English. What is your suggestion? 2 first steps in order to be, let's say, not close to the Norwegian system, but still moving close to it. Oh, that's a great question. I think the first thing we were discussing regarding the collaboration part of it,
And you are absolutely right. In the Nordic country, it has been the social partners as have been the front runners, and the politicians is coming afterwards and putting that into the legal, into the act of working environment, just for doing it applicable for all others. It's always been the social partners has been the front runners, and I think there is the basic agreement in the bottom that is important, and that is the peace obligation. And it is that this is a system of information sharing, that the employees' representatives, they are allowed to come forward with their views before decision is taken. So it's a part of a decision-taking process. It's not a negotiation process. It's a part of developing the company in the best possible way together. Because our management people, they believe that people on the shop floor, they knows what is the best and the most efficient way of improving the work processes. That is really the issue in the core. Coming to the discussion around sectoral collective agreements or not, it's very interesting to listen to your skepticism, and I fully understand it and respect it, and the flexibility and all what you need. But it's interesting then to go back to our companies. 8 out of 10 top managers saying that the shop stewards are providing value to the processes. And the last thing we want is the right to strike on company level. That's absolutely the last thing we want. So the key in why we have sectoral agreements is that the sectoral agreements are not in detail. They are pretty general, to an extent at least. But then when we are entering that contract, that CBA between the social partners, the peace obligation comes into force. So you can develop and you can discuss on the local level without having the fear of industrial actions. Other countries have industrial actions on corporate level. Of course, if you have a good relationship or you have a weak union, that could be of profit, so to say. But the ongoing position or policy amongst our members is that we don't want that. We want to have the peace obligation on the contract on sectoral level, and then we want our freedom on company level within that framework. So that is really the two steps you have to consider that. In my opinion, I shouldn't try to learn you anything and just saying that this is the most important parts of our model. So that's the usual, what are the practical tips now we got at this? And then we'll have the tahaks sellele rahu momendile tuua selle nii-öelda ka mingi perspektiivi, et ma arvan, et kui kunagi Transpordi Ametiühingus olime, et siis nagu streigitunde me tootsime kõige rohkem, eks ju, aga see streik on ainult üks aspekt. Aga tegelikult, kuidas me täna mõtestame seda on see, et kui me oleme kokku leppinud, siis me aksepteerime seda kokkulepet. Ta tuli selline, nagu ta tuli ja me nii töötame, me ei jorise selle lepingu üle. Meil on võimalus seda lepet avada ja üritada seda teistmoodi kokku leppida, aga see on see, millega me toimetame. Me ei tule tänavatele, me ei kirjuta selle vastu ja me hoiame nagu selles mõttes seda sotsiaalset rahu nagu täies ulatus. Et võib-olla selle streigi oht on see, mida Eesti tööandjad ka väga ei karda. Eesti inimene ei taha nagu streikida, see ei ole tema nagu unistus. Aga mõte on just see, et need kokkulepped, mis me sõlmime, need ka peavad. Ja see on see, millesse tahaks tõmmata väikeettevõtteid ja see on see, millesse tahaks tõmmata ka rohelised. Kui meil on teatud nagu kompromiss või hea lahendus leitud, siis me sellel ka püsime. Aitäh! Jah, see palun. Lihtsalt lisaksin juurde Rolfi vastuse põhjal, et see minust see fundamentaalne muutus, mis Eestis ei ole toimunud, on see arusaam, et
otsuste kvaliteet on tähtsam kui kiirus. Et 90ndate alguses meil oligi vaja kiiresti seadused vastu võtta, mingisugused ametiasutused luua, asjad tööle panna. Ja nüüd me ikkagi proovime seda, et mul on mõte, ma arvan, et see on õige, teeme ära. Läbi rääkimata ja kompromissi ehitamata, et me tegelikult ei otsi seda lahendust, mis oleks kõige suuremale hulgale osapooltele sobiv ja aktsepteeritav. Ja isegi need, kes sooviksid teistmoodi otsust, vähemalt saaksid aru, miks selline otsus tehti ja et võib-olla mingiks üleminekuks on ajutiselt sellist lahendust ka meil vaja. Nii et selline otsuse kvaliteeti tegelikult meil ei tähtsustata või taga ei aeta. Mina sõitud, väga hea, lasin sinu peal siin. Ma tulen seda ära. Me oleme kõik sõnanud ära, et selleks, et kollektiivsed suhted saaksid areneda sektori tasandil, peab olema meil siis ka selline sotsiaalne usaldus ja see läbipaistvus. Esimene sõnavõtus tegid selleks, et Eestis pole üht ega teist. Te täpsustaksid, et ma olen kõik kõlanud, mis teile tulid? No ma ei öelnud, et üht ega teist ei ole, ma ütlesin, et vähem kui Norras on. Et kui me vaatame usaldust, on see siis meedia või poliitikute vastu, ega me jääme ka Lääne-Euroopast maha. Et lihtsalt nii ta on, et meil on vähem nii sotsiaalselt Ida-Euroopaga võrreldes paremini, et me oleme ikkagi mingisuguse lisasammu teinud ja kuskil sinna vahepeale jõudnud, aga me veel ei ole sellisel tasemel, kus me võib-olla võiksime ühiskonnana olla. Ja see läbipaistvuse osa on minu jaoks isegi üllatav, et kuna me oleme tõesti aastakümneid olnud digitaliseeritumad kui mitmed teised riigid, siis tegelikult digitaliseerimine, see pakub võimalust läbipaistvuseks. Et sul on võimalik neid andmeid avalikustada ja kaasamist digiplatvormide vahendusel teha, aga meil on hästi vähe seda kultuuri tekkinud, et sul oleks, on see siis eelnõu või midagi muud, et see on algusest lõpuni avalik. Kes muudab, kes milliseid ettepanekuid teeb, et sul on mugav keskkond seda infot saada ja kaasa rääkida. Ta ei ole tehniliselt keeruline, ta ei ole kuidagi kulukas või üle jõu käiv, aga me ei ole osanud seda üldist digiriiki panna selle nurga alt tööle, et me suudab seda läbi hoida. Siret Kotka, tulen tagasi teie väite juurde, mis oli väga positiivne väide. Kui sotsiaalpartnerid on millestki kokku leppinud, siis üldjuhul poliitikud aktsepteerivad seda. Nii on ja me hakka seda siin ka muuta. Esimene küsimus oleks see, et keda te mõtlete siin sotsiaalpartneritele? Ma sotsiaalpartnerite all mõtlen 200 meesterahvast, kes esindavad 2 organisatsiooni. Et need organisatsioonid on meil, kui me ka sotsiaalkomisjonis oleme siis seadusi avanud, siis just sotsiaalpartnerite palvel, siis nad on käinud väga selgelt ja tutvustanud seda ja ma ütlen, et need, mis on kokku lepitud, nad on pidanud mitte nagu ühte kuud, vaid ikka kuid, kui nad on mõne mõttega tulnud Riigikogu ette. Ja siis pärast seda, kui nemad on Riigikogu ette tulnud pärast kuude siis tulemuste läbirääkimised ja siis Riigikogu liikmed ütleks poliitikutele, aga me oleme palju targemad, on ju. Et siis mina ütleksin, et see oleks nagu 2 suure organisatsiooni peale nagu sülitamine ja seetõttu mul on nagu hea meel, et poliitikud tegelikult aktsepteerivad neid kokkulepped, mis on siis ametiühingud, tööandjad ja siis riik seal juures olnud kokku leppinud. Et see on praegu olnud väga selge vaikiv heakskiit ja ma pean seda nagu heaks tegelikult sellepärast, et see näitab selgelt, et tullakse väga läbimõeldult Riigikogu ette, mitte lihtsalt mul tekkis mõte, vaid tegelikult need on ikkagi argumenteeritud juba mitte ainult 1 tunniga, vaid tegelikult ka kuude viisi, et see sõnastus, mis seal tegelikult on, ühtepidi saavad aru nii tööandjad kui ka siis töötajad ja see on väga positiivne. Ma tahtsin selle küsimusele jõuda, et muidugi kaudselt vastati ära, et Vabariigi Valitsus ei vaata sotsiaalpartnerile, kellele tuleks ka. Ma viitasin, riik, meil on riik olnud seal alati juures, et Sotsiaalministeerium on tulnud nende ideedega, et kohtamata see on 3-poolne olnud, aga ma veel kord ütlen, et
ega siis riik ka, kui ta ikkagi ühe või teise seaduse muudatusega teeb, mis puudutab siis tööandjad ja ametiühinguid, siis kõik istuvad laua tagal ja vaatavad, et see kõik oleks aktsepteeritud. Ja mul on nagu hea meel, et Eestis on see saanud jõudu juurde, et sotsiaalpartnerite vahel dialoog on tulnud ja seetõttu need seadused, mis tõesti on jõudnud Riigikogu ette, ei ole tulnud lihtsalt kuidagi puusalt tulistades, vaid läbimõeldult. Väga hea, aitäh, aga ma tulen siit edasi sellise ühe väga ebamugava küsimuse juurde. Meil on 2 korda kohe sul on rahandus vastu. Meil on 2 korda olnud Riigikogu menetluses sotsiaaldialoogi seadus. Mõlemil juhtumil on ta põhimõtteliselt käinud kõik hästi. Nüüd küsimus on selles, aga miks? Kas nüüd sellepärast, et poliitikud ei tahtnud seda või selles mõttes, et sotsiaalpartnerid ei jõudnud nagu kokkuleppele? Liina, kas sina mäletad seda ajalugu? Peep tead seda ajalugu, ma ei tea seda ajalugugi. Ma seda ajalugu ei tea, aga ma lihtsalt selgitan. Ma nagu selle praktilise kogemuse pealt ütlen, kuidas viimane kord oli meil soov 2019 talvel enne valimisi Jüri Ratasega kokku leppida, et kehtibki selline süsteem, eks ju, et nagu läbirääkimised ja kõik muud asjad. Ja ta ütles niimoodi, et ma ei tea, et valite, siis saate. Aga siis, kui valite ära, siis saime ka. Valitsus muutus, aga saime ka. Ja siis peaministri muutus ja saime ka. See läheb natuke tagasi minu kogemusse sellesse väärtusloomesse või sellesse dialoog ettevõttes väärtusloomise teemadel. Seadus on olemas aastast 2007. Sa võid sellega minna täna tööinspektsiooni ja öelda, et pagan, meie tööandja ei aktsepteeri seda ja ei informeeri. On olnud see juhtum, pärast käidi tööinspektsiooniga mingi kohut 3 aastat, siis käidi ettevõttega 3 aastat kohut ja siis kaasamine ikkagi ei olnud see, mis nagu oli vaja. Ehk siis ma olen veendunud, et see asi tuleb tegelikult, see asi kas toimib sellepärast, et see on mõistlik või see asi ei toimi ja seda ei saa seadusega kehtestada. Nii et sellepärast ma arvan, et see sotsiaaldialoogi seaduse loomine oligi surnud sündinud arusaamine, et keegi kuskilt lükkab selle Jumal annab meile. Vaid me peame tegelikult arendama. Ehk siis kui meie näiteks ametiühingutena üritame tööandjatest pidevalt üle sõita ja ei anna mitte midagi vastu selles dialoogi protsessis, siis nad ühel hetkel ütlevad, kulge tšau. Dialoog on vahepeal protsess. Et see on see faktiline asi, mida ma iga päev tajun, et see on see, et kui me läheme palganõudega tööandja juurde ja arvame, et ta peaks meid seda arutama, eks ju, ja tööandja tuleb ühel päeval, väga raskel päeval meie juurde palga langetamise ettepanekuga ja me ütleme, et oi, kulge, lõpetage, see oli. Ja seda ei räägi, siis see on siis järelikult ei ole dialoog tõsine, järelikult on asi, mingi. Et see on see minu arusaamine nendest asjadest, miks asjad tegelikult ei käi alati seaduse kaudu, vaid käivad nende struktuuride kaudu, mis on sügavamad ja pikemad. Aitäh! Jaa, ma lihtsalt kommentaariks ütlen, et ma olen nõus sellega, et tegelikult me ju tahame, et asjad päriselt töötaksid ja muutuksid, et kaasamise puhul ka meil on erinevaid juhendeid ja regulatsioone, et millal ja keda kus tuleb kaasata, aga me ikkagi näeme, et seda tehakse tihti peale formaalselt. Mitte sisuliselt, mitte sellepärast, et sealt saada seda infot või tegelikult muuta kokkulepitud tulemust või lauale pandud tulemust. Nii et, aga samas mitme teema puhul ikkagi vahel on märgiline see, et sul on olemas kas arengukava või seadus, et kuidagi öelda, et see on meile tähtis, see on väärtus. Ma ei oska öelda, kas sotsiaaldialoogi puhul oleks nüüd see nimeline seadus, mis midagi muudaks, aga vahel ei saa seda sümbolit päris kõrvale jätta. Aga see ongi üldisema arutelu küsimus. Ma esitaks ühe küsimuse tööandja Anto Aasale. Peep mainis seda, et nagu mõtlesin ka, et 2023 edasi tuleks töölepinguseadus lahti teha, et veel kuidagi paindlikumaks teha mõelda. Ma küsiks niimoodi tööandja vaates, et mis praegu takistab tegelikult seda sotsiaalset dialoogi pidavast või ka sektorit tasandil kollektiivlepingut sõlmimast? Kas seadus tõesti praegu saab väga suured piirangud, ei ole millest kokku leppida või
või me saame ka kehtiva õigusliku raamistiku osas ka selle hakkama? Suures plaanis saame hakkama ilmselt, et noh, kui me vaatame, et majanduse arenguid või palgakasvu või samuti töötingimusi, millest me oleme rääkinud, siis ju tegelikult Euroopa kontekstis oleme väga hästi hakkama saanud. Ja noh, täna uuringute järgi ilmselt see töölepingu seadus ei ole nüüd Eesti majanduse suurim arengupiduriks. Et noh, meie küsitluste uuringute järgi pigem on töötajate puudus või siis oskuste puudus, sobilike oskustega töötajate puudus. Aga kindlasti ka meie teeme järgmise valitsuse jaoks või ma ei tea, ülejärgmise valitsuse jaoks, ütleme järgmise aasta märtsi jaoks. Teeme oma manifesti, kus tööjõuteemad on sees loomulikult ja tööturu paindlikkuse teemad ka, et meil on seal mingi 4-5 punkti, kus siis ma ei tea, ala seal kaugtöö regulatsioonid ja mingid valvaja regulatsioonid ja sellised asjad. Ma ei ütleks, et see on nagu mingi täielik revolutsioon, eks, et pigem siukene heas mõttes fine-tuningi ajaga kaasas käimine. Väga palju neid asju tehakse ka täna, tehakse võib-olla mingis hallis tsoonis või kuidagi piiri peal, eks ju, kokkulepetega, et mõne koha peal tahetakse, et võib-olla seadus oleks täpsem või vabadust oleks rohkem. Ja võib-olla, mis ma siin nagu enne tuli mõttesse, et ega ka riik saab loomulikult ise kaasa aidata sellesse, kuidas sotsiaalpartnereid kuulatakse, et täna me teeme seda, eks ju, sellise tööõiguse või töölepingu seaduse punktid üle vaieldes. Kui see meil nagu välja tuleb ja me oleme usaldusväärsed ja tõsiselt võetavad, eks, siis võib seda ampluaad laiendada. Ja poliitikutele oleks üleskutse, et tegelikult hästi oluline oleks, et see kaasamine tõesti oleks sisuline ja me ei kaasaks ainult keskliite, vaid ka neid samu sektoriaalseid siis esindajaid, eks. Et me vähem, et alati oleks laua taga ikkagi ka siis erialaliidud, eks ju, või sektori esindajad. Et mitte nii, et laua taga on lihtsalt mõned lärmakad arvamusliidrid, mõned lobistid või partei rahastajad, eks ju, et sellest patust ei ole ükski erakond vaba, et mingid asju otsustatakse väga lihtsalt, väga kiirelt, sellepärast, et keegi mõni üksik ettevõtja või inimene midagi arvab, eks. Et ka seda kultuuri tuleb ilmselt Eestis ehitada, eks ju, et kui meil on valdkondade ametiühingud ka ja tööandjate esindusorganisatsioonid, kuulame neid, anname sinna jõudu, see aitab neil kasvada, eks ju, üldjuhul ju liitudesse kuuluvad ettevõtted käituvad korrektsemalt, eks ju, ma arvan ka töötajatega, eks ju, seal on paremad tingimused ja nii edasi, eks ju, et see on see nagu soliidsem osa meie majandusest ja ettevõtlusest ja me tahaks, eks ju, et nende hääl kõlaks, mitte niisugesse, susserdajate, optimeerijate, eks ju, hääl. Aitäh! Nüüd ma pean kahjuks tõdema seda, et kuna aeg suhub meile intensiivselt peale, siis enne kui me nüüd lõpetaks, siis on mul palve teile igalt ühelt üks selline soovitus. Kuidas see sotsiaaldialoog Eestis siis võiks hoogustuda? Me kuulsime Norra kolleegi, ma küsin Norra kolleegi kes ka uuesti, ta andis väga selline 2 soovitus, kuidas me jõuaksime Norrale lähemale, kes on väga hea. Aga nüüd mida siis veel Eestis saaks teha? Ma ka ei alusta mingitest seaduse muudatusest või seaduste avamisest. Me ka igapäevaselt ju teeme otsuseid, on see siis seaduse muutmiseks või mingis muus formaadis. Ja tegelikult peaks lihtsalt pingutama, et need otsused oleks kvaliteetsemad. Et laiem osapoolte ring oleks laua ääres, et ei oleks ette otsus tehtud, vaid me tegelikult oleksime valmis selle saadud info pealt ka ümber kujundama seda, mida me teha tahame. Ja seda, eks ta tulebki läbi praktika, et sa näed, et pagan läkski viltu, et nüüd tuleb seda oma eelmist otsust parandama hakata. Ja mina ise hästi kuidagi räägin ja usun sellise informeeritud otsustamisesse. Mul on tunne, et ka poliitikas me ei saa aru, et tegelikult me võime otsustada praktiliselt kõike. See vabadus otsuse tegemiseks on väga suur, aga hea oleks, kui me saame aru oma otsuse mõjudest ja julgeme oma otsust kaitsta. Ja Eestis hästi peljatakse ärihuvisid ja siis on nii, et siis nurga taga räägitakse, et see on selle nimeline paragrahv ja see on selle ettevõtja soov või kellegi soov. Aga kogu see info peaks olema laua peal.
on see siis sotsiaalpartnerite seisukohad või esindavad siis ühingud mõnda sektorit või omaste hooldajaid või lapsi Lastekaitse Liidu näol näiteks, et noh, või tervishoiutöötajaid või mõnda ettevõtet, kogu see info peab olema mõjudest laua peal. Ja siis tuleb otsus teha ja on inimesi või erakondi või organisatsioone, kes väärtustavad rohkem siis seda, et minimeerida sotsiaalseid kahjuseid või parandada kellegi toimetulekut ja on neid, kes otsustaksid ärihuvide kasuks. Ja see ei ole kuidagi seaduse vastane või keelatud, aga sa pead seda ka avalikult kaitsma. Et noh, on see siis sektori jaoks oluline, Eesti majanduse jaoks oluline, et mind õudselt häirib selline hämar, Aarte kasutas sõna susserdamine, et tegelikult see läbipaistvus, aus otsustamine ja kõigi võimalus kaasa rääkida parandab ühiskonda palju laiemalt ja tegelikult loob hea alusega aga sotsiaaldialoogi arendamiseks. Nii et minu meelest see usaldus ja läbipaistvus, mis siit on läbi käinud, igapäevaselt peab seda edendama ja lõpuks me jõuame ka palju kvaliteetsema sotsiaalse dialoogini. Aitäh, Siret Valmi. Aitäh, ma tuleksin tegelikult täitsa juuretasandil, et siin on ka Arto, kes esindab tegelikult suuri ettevõtjaid, et tegelikult on Eestis väga palju väikeettevõtjaid ja keskmisi ettevõtjaid, keda siin täna paneelis ka ei ole. Et ega see tegelikult hakkab ka nendest, me ei räägi ainult suurtest ettevõtetest, vaid ka tegelikult väikestest ja keskmisest, et see töötaja ja ettevõtja peavad nagu väga selgelt aru saama sellest, ka tööandja siis, et see töötaja peab olema motiveeritud tööd tegema. Et see on temale kõige kasulikum, kui tema töötaja on motiveeritud, siis ta tegelikult ka annab tulemlikkust palju rohkem sellele ettevõttele. Ja sealt hakkab see protsess tegelikult kõik pihta. Ja mulle tundub, et tihti lugu, kui me räägime sellest sotsiaalsest dialoogist üleüldist, siis seal rohujuure tasandil tegelikult väga vähesed ettevõtjad tegelikult küsivad kas või oma töötaja käest, et ma näen, et sa oled viimased 3 päeva nagu kurb, et mis sul on juhtunud, mis tegelikult väga selgelt emotsionaalselt tegelikult ka seda tööviljakust juba vähendab, et juba sealt plaanis peaksid hakkama see meie töötaja ja tööandja kultuur suhelda oma vahel, et nad olen kui meeskond juba sellel tasandil muutuma ja vaat sealt, kui sealt toimub see muutus tegelikult, siis me näeme, kuidas see muutus hakkab toimuma ka riiklikult see tasandil ja nii nagu ka Peep siin välja tõi mitmel korral, et siis ka need töötajate esindajad, kui nad lähevad midagi küsima, siis mõtlevad, kuidas me saame ka vastu anda, et tekiks see dialoog, mis on dialoogi kahe siis inimese vaheline suhtlus, et see on siis palju mõjusam. Et ma ütlen, et see probleem on tegelikult Eestis väga tugeval minu meelest, et tööandjad ühtepidi nagu tahavad, tööandjad ka tahavad palka, aga tegelikult omavahel vahepeal ei suhelda ja siis tekivad barjäärid. Arto. Küsimust ei mäleta, aga üks selline soovitus, lühike konkreetne soovitus, kuidas sotsiaaldialoog võiks hoogustuda Eestis. Et ma arvan, me peame minema nagu step by step, et ma ei usu, et meil on võimalik seda kuidagi jõuga peale suruda, eks ju, osapooltele, et läbi nende väikeste edulugude ja mingite õnnestunud projektide ja näidete saab seda usaldust ja läbipaistvust suurendada. Ja loomulikult tööandjad ootavad, et kui neil on ametiühing teiselt poole, eriti kui me räägime sektoriaalsetest läbirääkimistest, et siis oleks seal selline korralik esinduslikkus ja siukse, eks ju, et see oleks, saadaks aru, et see on niisugune tõsine partner, et see kindlasti aitaks kaasa ja tegelikult loomulikult meie ootaks, tahasin nagu õpetada, eks ju, aga loomulikult oleks äge, kui ametiühingud räägiks kaasa, eks ju, nende sama tootlikkuse küsimustes, konkurentsivõime küsimustes, et kuidagi ei taanduks ainult võib-olla mingite palga läbirääkimistele, mis, see võib kuvandi probleem olla meil mõlemal, eks ju, et me siin maadleme mingitel alampalga teemadel, eks ju, 99% tööandjaid küsib, et mis teemas üldse on, eks ju, et kes on või eks ja nagu ma aru saan, ametiühingutes on sarnane probleem, eks ju, et me justkui tegeleme mingite kummaliste teemadega, mis ei ole põhiprobleem.
et Eesti ütleme, töötajatel saab minna sama hästi, eks, kui konkurentsivõimelised on meie ettevõtted ja loomulikult, kui me vaatame, et viimastel aastatel kulud, palgatasemed on hästi kiirelt kasvanud, palgakasv on olnud oluliselt kiirem kui ettevõtete kasumlikkuse kasv või paljudes kohtades tootlikkuse kasv, et meil tekivad nüüd nagu sinna järgmisele tasemele jõudmiseks üha suuremad väljakutsed, on see rohepööre või mingid muud, eks ju, innovatsioonipööre, kõik muud väljakutsed, et seal oleks ka, eks, ametiühingud niimoodi sisendiga ja heade partneritena kambas, et see, ma arvan, aitaks oluliselt parandada ka nagu tööandjate vaates ametiühingute mainet ja vestluspartneri niisugust mainet, et see oli minu väike unistus. Selge, väga selge unistus. Peep, lühidalt. Jah, et Rootsi kolleeg, ametiühingute juht, täna majandusminister Peter Thorvaldsen ütles kongressil niimoodi, et ametiühingud ei karda uut tehnoloogiat, kardavad vana. Sest see võrdub näljaga. Ehk siis tegelikult me oleme uutmise poolt ja me oleme pigem majanduslik organisatsioon selgelt teadmisega, et majandus toodab, eks ju, kolme tüüpi, eks ju, saadust on siis nagu palgad, kasumid ja maksud, on ju, ja me raudselt oleme nagu seal sees partnerina selles tootmises. Et see on taust, aga minu soovitus konkreetselt, ma mõtlesin, mis on kõige konkreetsem asi. Meil on olnud nüüd koalitsioonilepetes arenenud, meil on 2 partnerit ametiühingutel, Keskerakond ja sotsiaaldemokraadid, mõlemad peavad koalitsiooni läbirääkimisi ja väike vihje. See vihje sotsiaaldialoogile on kasvanud igas koalitsioonileppes. Kunagi ei räägita sellest, et tehakse tõks kokkuleppel meiega. Eelmine kord räägiti seda, et teatud rõhuasetused, paindlikkus, kõik, eks ju, koostöös meiega. Ehk siis tegelikult töövaldkond juba kohe nagu ei hakatud seda üle sisustama, vaid öelda, et seda tehakse koos. Ja nüüd võiks äkki vaadata veel mõnda kohta, kus me täna näeme, et see kokkuleppimine on vajalik. Olgu need rohepöörde küsimused, mis iganes. Ühesõnaga, et äkki mõlemad jälgivad seda kohta, et annate seal juba ette nagu mingeid valdkondi, kus te tahate nõu pidada. Rolf, your last point or tip. Just over. I think that must be just to continue discussing, continue the dialogue. And I think from our experience is that you need to do that dialogue on different levels. I think informal dialogue that you lead between yourself and the partners confidential is important. So you can test and try to find solutions without being, so to say, arrested in public that you have said it. It's a huge difference sitting here to discuss compared to sitting in a room and be honest with each other and find where is the trigger points. So you put the trigger points, be open and honest. Nii, aitäh. Sellega praegu paneeldiskussioonile joone alla. Ja ma kõigepealt tänan kõiki paneeldiskussioonist osalejad ja ma arvan, ära teenud aplausi kõigi eelepõldest. Ja enne kui siit nüüd lahtute, siis Peep, sul on siis au teha nüüd lõppsõna ja siis läheme laasele. Palun! Pean ütlema need samad sõnad, mida ma alati meie konverentside lõpus olen öelnud, et mind alati üllatab see kvaliteet. Ja see, mida me täna siin kuulsime, pani mind juba väga paljudes suunduses mõtlema. Alguse siis kas või sama see basic agreement, mis annab selge formaadi kogu sellele dialoogile. Võib-olla seda peaks üritama mõtestada enda jaoks ja ka tööandjatega läbi katsuda. Need mõtted, mis tulid siin meil, selgub, et me ei olegi nii väga erimeelt Artoga selles küsimus, et kas meil on koordineeritud turumajandus või mis meil on. Ehk siis tegelikult jah, iga selline vestlus viib meid kuhugi lähemale ja Gabrieli heal juhtimisel, ma arvan, need kriitilised küsimused said esitatud. Ja kõige taustal on siis see, et ka liikmeskond peab kasvama nii tööandjatel kui meil. Ja ma teen küll ettepaneku, et me teineteist selles ka vastastikku toetame.
sest see on ka üks asi, mida Euroopa Liit hakkab meilt varsti küsima, et dialoog küll, kuid kelle vahel. Et igal juhul suur tänu kaasa mõtlemast ja kuulamast ja ma usun, et siin neid inimesi, kellega me hakkame asju ellu viima, on täitsa piisavalt. Aitäh!